Tere kõigile! Irina jälle siin ja täna on mul teie jaoks midagi natukene erilist. Samalaadi videot ma olen teinud varem ühe korra, umbes aasta tagasi või natuke rohkem. Selle, ütleme siis, challenge'i algatajateks on Keeping Tabs ja Current Chapter. Need on mõlemad YouTuberid, kelle kanali lingi ma siis jätan allapoole teile uudistamiseks. Ja selle konkreetse väljakutse pealkiri, nagu te võib-olla juba video pealkirjast lugesite, on kas mul on see teine raamat. Ehk siis, nagu ütlesin, mõni aeg tagasi ma tegin esimese väljakutsepunkti kohta, esimese väljakutse versiooni ära. Ja täna siis otsime raamatuid, mis vastavad küsimustele, mis siis on mul mobiilist tulemas. Et ega ma rohkem midagi ei ütlegi, hakkame raamatut otsima. Seekord püüan seda videot võimalikult vähe töödelda, et te saaksite näha minu ahastust, kui ma midagi ei leia. Korralikult ja suures plaanis. Aga vaatame siis esimene küsimus. Küsimused tulevad nagu ikka ekraanile. On, kas mul on raamat, mille kaane peal on rebane või rebane on tegelaseks siis selles loos? On küll, jaa, on. Nii, see on siis samas Julika Kagawa Shadow of the Fox. Nagu näete, siin on ilusti selline rebase moodi ja peategelaseks selles raamatus on siis, peategelase nime ma loomulikult ei mäleta, Yumeko. Ja ta on kitsune ehk siis libarebane. Nii et ilusti olemas. Tegelikult seal üleval mul on ka Naruto manga mõned vollid ja seal on ka otse loomulikult siis rebane tegelaseks. Nii, järgmine küsimus. Kas mul on raamat, mis anti välja samal aastal, kui mina sündisin või siis 3 aasta sees enne või pärast minu sünniaastat? Ja mul on see olemas, et see loomulikult. Ma tean sellele vastust hästi kiiresti, ma tegelikult olen neid küsimusi või selle teemalisi videosid varem näinud, aga see oli üsna ammu aega tagasi. Aga ma tean seda vastust konkreetselt, sest ma olen varem otsinud raamatud, mis on ilmunud sel aastal, mil mina sündisin. Ja see raamat peaks olema vähemalt Terry Pratchetti Mart, mitte küll selles väljaandes, aga minu arust tema algne ilmumisaasta on 1987, nagu ma arvasingi. See on siis selline eelmisel aastal sünnipäevaks saadud ilus väljaanne, aga mul on ta eesti keeles ka otse loomulikult olemas. Siin samas. Nii, 3. küsimus siis. Kas mul on raamat, kus muusika on kas siis relv või osa võlukunstist? Okei, see on keeruline küsimus. Oot, aga minu arust selles vist oli. Siis ma vaatan. Ma vähemalt pakun selle välja, ma ei ole väga kindel. A Darkness of Dragons. Siin on peategelaseks on Patch, kes visatakse vangikongi, kuna ta mängib keelatud loitsu. Nii et ma eeldan, et siin on midagi muusikaga tegemist, sest siin mainitakse ka Hamelini linna villepillipuhujat, kes on siis ka mingit moodi tegelane selles loos. Nii et ma eeldan, et siin on muusika kuidagi seotud võlukunsti või võlukunstmuusikaga. Aga kui ei ole, siis võite mind parandada. Ega mul rohkem vist ei ole, mul vähemalt ei tule meelde, et oleks olnud
põhimõtteliselt Narutos kasutatakse ka muusikat nagu relvana, aga ma ei ole kindel, kas need vollid, mis mul olemas on, kas seal seda konkreetselt kasutatakse või on see mõnes muus. Kas mul on erinevate kaanekujundustega raamatusarja? Ehk siis kas siis erineva kõrgusega või absoluutselt erineva disainiga ja mul on, ma kohe näitan. Mul on põhimõtteliselt Liba Braid Diviners. Sellise kujunduseks on esimene raamat ja see on minu arust äkki 4. raamat sarjas The King of Crows ja nagu näete siis erinevad kaanekujundused. Tahaks tegelikult kõiki selle kaanekujundusega võib-olla isegi. Nii. Raamatud on kohal tagasi ja vaatame, see oli nüüd 4. küsimus. 5. Kas mul on raamat, kus on tegelaseks kujumuutja, shapeshifter? Põhimõtteliselt ma võiksin võtta välja näiteks Julie Kagawa Shadow of the Foxi teise osa Soul of the Sword. Siin on jätkuvalt tegelaseks siis Yumeko, kes on libarebane ja ta muudab kuju. Aga kas mul on veel kusagil keegi, kes kuju muudab? No, Harry Potter oleks variant, libahundid ja värgid, animaagid. Läheks Eesti poole peale. Indrek Hargla French ja kaulusari. Siin oli Nell minu arust see. Jah, libahunt. Ehk siis ka kujumuutja. Ja rohkem ma vist praegu ei pakku. Ühe manga võin ära näidata. Bungo Stray Dogs. Peategelane, see poiss siin, muutub tiigriks. Nii, vaatame edasi. Ma oleks pidanud tegelikult ennast ajastama, aga ma ei viitsi. Vaatame. Kas mul on autogrammiga raamatut? Jah, mul on. Päris mitu. Kui võtta Eesti autoritest, siis mul on näiteks Meelis Friedelthali ja Kõik äratatakse ellu. Ja siin on ilusti, loodan, et näete, signatuur ka olemas. Ja siis mul on näiteks võtame näiteks selle sama Shelley Parker Chani She Who Became the Sun ja siin mul on lausa 2 signatuuriga, mul on see bookplate ja siis on autogramm ka. Nii. Edasi. Autogramm olemas. Kas mul on enamasti punase kaanega raamatut? Jah, mul on. See oli valge kaanega. Schwabi siis Tihenevad varjud on punase kaanega enamasti. Samuti Schwabi City of Ghosts ehk Kummituste linn on punase kaanega. Kas midagi eesti keeles ka tuleb punase kaanega? No, näiteks Majalunde lumeõde on punase kaanega. Nii et neid punakaanelisi raamatuid on mul päris palju. Aga vaatame siis, mis küsimus meil on. See oli 7, jõuame 8-ndani. Kas mul on raamatud, kus on lehekülgi 287 ja 306 vahel? 287 kuni 306. See
kohe kindlasti ei ole. Nope. Seda. Liiga vähe. 285 oli seal, mul on 287 vaja. Oh! Nii, kui välja arvata lõpus about the author, autorist, see on siis Tunnel of Bones ehk luude tunnel eesti keeles, ja kui välja arvata need leheküljed, siis nummerdatud lehekülge on selles raamatus täpselt 287. Ma ei tea, kas ta nüüd zoomis ära või ei zoominud, aga igatahes 287 peate mind usaldama. Nii. Mis meil on? 8. küsimus oli ära. 9. küsimus. Kas mul on raamatud, kus peategelane kannab prille? Me kõik teame, mis oleks selline kõige lihtsam vastus sellele, eks ju. Harry Potter, otse loomulikult. Näitan seda ilusat Mineliima väljaannet ja siin on ta isegi väikselt autos olemas prillidega. Ja ma olen natukene raisk, ma kardan, et ma ei viitsi hakata otsima veel prillidega tegelasi. Vähemalt mulle ei tule meelde, et oleks prillidega tegelasi. Võtan korra. Fangirl. Rainbow Rowell. Ja siin Kath kannab prille. Vähemalt joonistuse peal kannab. Et ma loen seda õigeks. Nii. 10. küsimus. Kas mul on raamat, mille pealkirjas on täpselt sama palju tähti, kui on minu eesnimes? Minu eesnimi on Irina, seal on 5 tähte. Ja otsime siis raamatut. Nope. Ei ole, 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 oota. Üks hetk. Ei ole. Ei ole. Ütlen nüüd, et see on see, mida ma ei leia. On 4-tähelisi. Neljatähelisi on, nendega pole probleemi, aga 5-tähelistega läheb raskeks. Ma vaatan, kas ma siit leian midagi. Jeebus. No, oleks ometi midagi. Leidsin. Mul ei ole õrna, kus ma selle raamatu saanud olen, aga J.R. Wardi Crave 1, 2, 3, 4, 5 olemas. Ma ei ole seda lugenud, ma ei ole seda autorit kunagi lugenud, aga kusagilt ma selle raamatu sain, nii et eks ma kunagi teda loen, äkki sel aastal. Tegelikult ei tea. Ma ei tee plaane. Te teate, kuidas mu plaanid lähevad. 11. Kas mul on raamat, kus on kübermaailmas toime pandud kuritegu või tehnoloogia osa süžeest? On. Mul on William Gibsoni Neuromancer olemas, mis mul sai nüüd möödunud aasta loetud.
põhimõtteliselt ka Love Simon, sest siin on väljapressimine meilide teel, et enam-vähem läheb sinna alla. Aga enam vist aga pole põhjust ka otsida. Ma sain Neuromanceri ka vastatud. Vaatame 12. küsimus siis. Kas mul on raamat, mis on kirjutatud teises keeles või tõlgitud inglise keelde? Ma ei tea, kuidas seda küsimust võtta, et kas ma siis keeran selle vastupidi, et kas mul on raamat, mis on mingis võõrkeeles või tõlgitud eesti keelde. Terve mu riiulsuht. Aga kui võtta konkreetselt, siis näiteks eestikeelne videvik, tõlgitud siis eesti keelde, inglise keelest. Mul on venekeelne kosett, kus on siis katkendid hüljatutest, mis on siis algselt prantsuse keeles ja siis kas prantsuse keelest vene keelde tõlgitud. Aga see on selline keeruline küsimus, et põhimõtteliselt mul on. Kas mul on raamat, mille autoriks, mille kirjutas Aasia kirjanik? Ja mul on. Näiteks kas või Haruki Murakami What to talk about when I talk about running lugemata. Samuti on mul näiteks Before the coffee gets cold. Toshikazu Kawaguchi on autoriks. Jaapan. Ja siis on mul muidugi The Grandmaster of Demonic Cultivation. Selle autoriks on siis Mo Xiang-Tong-Xiu, kes on hiinlane. Nii, et sellega on korras. Siis, kas mul on raamat, mille kaanel on kuu? Kindlasti on, kindlasti. On küll. Nii, mul on Haikyuu vol 10. Siin on kuu ehk Tsuki ja siin on Tsuki ehk Tsukishima-kei. Nii et mul on praktiliselt 2 kuud kaane peal. Nii, vaatame, mitu meil on jäänud. Vist on 20 küsimust äkki kokku või? Kas mul on illustratsioonidega lasteraamatut? No, põhimõtteliselt, kui Lumeda läheb lasteraamatuna arvesse, mis ta peaks põhimõtteliselt olema, siis ta on illustratsioonidega, väga kaunite illustratsioonidega. Samamoodi samalt autorilt ja sama illustraatoriga on Päikesevalvaja, kus on ka ilusad illustratsioonid. Nii et põhimõtteliselt on. Nii. Kas mul on muinasjuttude või müütide kogu? On küll. Näiteks Libarebased ja koolijad. Siin on erinevad Hiina muinasjutud ja müüdid. Ja lisaks peaks veel midagi olema. On küll. Mul on siin ühed väikesed. Nii. On mees, kellel polnud lugu ja kuuldused ja kummalised juhtumised Põhja-Walesist. Et siin on siis Walesi ja Iiri saagad. Rahvuspärimused, müüdid ja tondilood. Selline kena väljaanne. Nii. Edasi. 17. küsimuse juurde oleme jõudnud. Kas mul on
fantaasiaraamatut, kus on teemaks rasside vaheline liit. Ja ma arvan, et üks kuulsamaid Sõrmuste isad. Ja seda mul on päris mitu erinevat varianti. Siin on mul see minu väike bokset, ingliskeelne, väga kaunis. Jah. Ma vist võib-olla selle Sõrmuste isandaga läksin jälle kergema vastapanu teed, aga see on minu mäng ja mina otsustan. Nii, 18. Kas mul on selline raamat, millel on esikaan veidi kitsam kui järgmine lehekülg? See on väga tüütu asi, mulle see ei meeldi, aga ma tean, et mul on see raamat olemas. Nimelt, kus sa mul oled? Ma tean, et ta mul on olemas. See on Taylor Jenkins Reid, Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ja näete, siin on esikaan on, eks ju, see ja siis paistab sellist sisekaant natuke välja. Mulle see asi üldse ei meeldi, aga nii see juba kord on. Mul on kindlasti veel paar raamatut sellise kaanega, aga ma ei mäleta niimoodi peast kiiresti. Et seda ma tean kindlalt. Kas mul on raamatud, kus on sees ka 100 järgmise raamatu esimene peatükk? On küll, kindlasti. Ja päris mitu. Esimesena tuleb pähe nüüd on ju järgmise. Jep, Ben Aronovitši Rivers of London. Et siin päris lõpus on Moon over Soho järgmine peatükk. Siit algab siis. Siis las ma mõtlen. Selles vast ei olnud järgmist. Ei oota. Ai, ei olnud. Aga kindlasti on veel. Ma lihtsalt ei ole viitsinud või ei viitsi otsida. Aga edasi. Nii. See oli 19. küsimus. 20. Kas mul on raamatud, mille selg on ära murtud? Kindlasti on. Ma pean nüüd otsima seda. Tegelikult ei pea. Ma tean väga hästi, mis see on. Nii, näete. Heade ennete ingliskeelne variant. Näete, siit on natukene näha, et ta on murdud. Ma olen seda lihtsalt hästi palju lugenud ja ma olen seda välja laenanud ja inimesed on lugenud. Et see ei tähenda, et ma oleksin mingisugune raamatumaniak ja murraksin vaestel raamatutel selgi. Aga jah. Ja see oli viimane küsimus. Nii et mul läks päris hästi. Ma sain kõigile küsimustele vastatud. Mõni oli natuke keerulisem, mõni oli natuke lihtsam. Üldiselt ma olen oma vastustega päris rahul. Ja ma loodan, et teil oli sama lõbus kui minul ja et te tegite ka seda kaasa või teete kaasa ja otsite vastuseid oma raamaturiiulilt. Et sellised väiksed väljakutsed, kus sa saad oma raamaturiiuliga mängida ja kontrollida oma teadmisi, mulle enamasti meeldivad, et nad on toredad ja panevad natukene liigutama, et sa ei istu ainult paigal ja ei räägi oma asjadest. Et mul on hea meel, kui teile see video meeldis. Sooviksin teile ilusat seda aastat, kuna see on nüüd selle aasta esimene video, mis ma teen. Jaanuari algus on meie päras alati üsna hektiline ja ma ei jõudnud. Aga nüüd siis loodetavasti saan ma oma rütmi paika ilusti. Peaksid olema videod nii minu plaanide kohta. Jaanuari plaanidest ma ei tea mitte mingeid videosid, aga nüüd veebruarist luban, et alustan uut elu ja teen korralikult videosid ja plaane. Aga jah. Ilusat õhtut, päeva, millal iganes seda videot vaatate ja ma loodan teid kõiki näha järgmises videos. Tšau!